ma loen laulust 37, kõigepealt salmid 4-6. nii et Taaveti laulud, nendega oleme siin viimasel ajal tegelenud, isiklikult mina ka. Ja siin on öeldud nõnda: olgu sul rõõm issandast, siis ta annab sulle, mida su süda kutsub. Anna oma tee issanda hooleks ja looda tema peale, küll ta toimetab kõik hästi. Ta toob esile su õiguse nagu valguse ja su õigluse nagu lõunaselguse. Ja laul 4 ütleb samamoodi veel ühe toreda mõtte. Tundke ometi, et issand kohtleb imeliselt oma vaga. Issand kuuleb, kui ma hüüan ta poole. Vaata, see vaga on selline sõna, et ma ei tea, igaüks võib-olla ei saa sellest asjast aru päris hästi, sest et ta ongi sellise natukese mitte väga tarvitatud sõna, võib-olla nii, et kui vagaseks lüüakse, siis on hoopis teine olukord, eks. Aga ütleme, et aga jumala sõna mõttes on see sõna tegelikult väga olulise tähendusega. Ma olen siia kunagi juurde märkinud, see tähendab ühte head inimest, see tähendab alastavat inimest, see tähendab ustavat, andunut, ka püha ja jumala kartlikku. Vaata, siin ühte sõna ei olnud selle koha peal öeldud, sedasi õiget ei olnud öeldud, sest et õige on üks eraldi kategooria. Õigeks me oleme tehtud Kristuse kaudu ja ka nii, et kiitus Jumalale, et ma täna ei hakka nendest nimedest ja asjadest rääkima, kuidas neid mõista, aga ma mäletan seda, et kui me abiellusime, siis pastor Arvo Kajaste Oleviste kirikus pidas jutluse ja rääkis väga pikalt sellest vagast ja Aino oli seal kõrval ja tema saanud sellest eesti keelest paljugi aru ja sellest vagast ammugi ei saanud aru, et millest see jutt siin kogu aeg käis. Aga see terve jutlus oli üsna sellele teemale pühendatud. Aga olgu see nõnda, ja täna ongi nii, et jutt on nagu teistsugune selles mõttes, et ma jagan täna tegelikult oma elust erinevaid sündmusi ja lugusid, ega ma kõike ei jõua, mis meelde tuleb ja olen meenutanud siin ja tahan neid jagada, aga kõigepealt veel mõned sõnad, mida ma olen issand ees siin pannud eilsel hommikul, kui panin lihtsalt kirja. Ja lugu on selline, et tegelikult on Jumal väga palju korraldanud minu elu. Ja mina ise väga vähe. Ja olen usaldanud tegelikult oma elu issanda kätte. See on lausa niimoodi teistpidi öeldud, et issand ütleb mulle sedasi, et sa oled usaldanud oma elu minu kätte. Ja ma räägin nagu seda issanda vormis nüüd. Ja mina olen korraldanud kõik hästi. Ja andis selle tõotuse ka, et teeb seda kuni minu elu lõpuni. Usalda oma tee minu kätte. Vaata, tegelikult see ongi tegelikult see usk. Me läheme tegelikult nagu usuisa Abraham läheme, et sinna läheme, kuhu me ei tea. Aga issand ütleb, et aga mina tean ja mina valmistan sulle seda leeripaika või seda laagripaika või seda asukohta, kus sa olema pead. Ja nii on olnud see sul lapsest saadik. Nii elas sinu isa, tähendab minu isa Paldur, mulle kuulekuses. Olles seal, kus mina tahan. Mu isa kuulekus oli väga kiire ja täpne, nii kui käsk tuli, nii ta jättis ja läks, et kõik poolikud kooliveerandid ja asjad ja mitte mingisugust rihtimist ei olnud, et perel võiks olla kuidagi mugavam või parem, kui oli issanda käsk, siis muudku mindi, kõik muu jäeti. Isa oli selline nagu eeskujuks selle koha pealt tõesti niimoodi, et kui oli kiriku remonti ehitus, kui Kalju tänaval tehti seda, oma peenramad jäsulid, ei kaeva, ei tee, sellepärast, et kirik vajab remonti ja me teeme hoopis seda, et selle suvel jääb see sööti seal. Tuleb puhkeaasta ja eks niimoodi need õnnistused tulevad. Saate aru, et õnnistused on seal maa peal olemas. Ja sest, et eile lugesime neid masikakilosid ka kokku. Ja vaata, ja see on see maa, mis puhkas lihtsalt, võiks ütelda, lihtsalt sellise otsuse peale tegelikult. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et eks vanemate eeskuju on tegelikult väga, väga oluline ka. Mu isa, ütleme, tal on olnud väga mitmeid paiku, Võrus oli ta 7 aastat ja väga paljudes Eestimaa kohtades. Aga sind, see on nüüd minu kohta, olen ma tahtnud, et sa oleksid Võrus ja siin ma olen tegelikult olnud juba pikka aega. Järgmine lause on selline, et see puudutab nagu seda Võrru kolimise hetke, et te nagu seda õieti nagu mõistaksite ja
see oli selline lugu, et kui me siis aastal 87 siia Võrru tulime selle koguduse töö pärast, oma perega ma tulin, siis oli nii, et see korterivahetus, kus ma korterit vahetasin, noh, ma sain Võru kõige parema korteri, sellepärast et see mees oli enesekindel, ta oli Võru linna peaarhitekt ja ta kirjutas mulle kirja, ütles, et ära otsi Võrus siin, minu käes on Võru parim korter, parimas kohas, parimal korrusel ja et sul ei ole mõtet üldse otsida, olgugi et mul oli 20 pakkumist, oli neid olemas sellel hetkel. Aga tal oli, ütleme, koos nähtavasti ta abikaasa just küsis, aga miks te, noored inimesed, Võrru tulete, siis me olime, nooremad, eks. Miks te tulete Võrru, sest et tema ei saanud sellest mõttest aru, sest et tema soov oli juba siit lahkuda. Ja ütleme, et kõik need, kes ütleme, Tallinnaga soovisid korterit vahetada, need olid ju kõik Võrust lahkujad, ega nad eriti sellest Võrust ei olnud üldse huvitatud ju keegi. Ja sellepärast, et kõigil oli ainult nii, et saaksid minema. Ja siis ma ütlesin, et ma lähen selle koguduse töö pärast ja siis tuli vastus nende poolt selline, et jah, saan aru küll, et Aafrikasse ka minnakse. Ja kallid, see on minu Aafrika ja sellepärast on niimoodi, kallid lapsed, kes te sealt olete ka pärit oma perega, see ei ole absoluutselt solvamine nagu sellises puhul. Aga ma mõtlen sedasi, et see oli nende inimeste tegelikult mõtlemine. Jumal armastab kõiki maid ja sellepärast, kallid, me oleme täna selles Aafrikas, selles heas paigas tegelikult ja kiitus Jumalale, et Jumal on valmis tegelikult siin õnnistama. Ja nii on. Ja sellepärast, et eks olid inimestel sellised suhtumised ja arusaamised, aga ju nad siis midagi aru said, kui nad nii ka mõtlesid. Ja sellepärast issandal pole seda kohta maa peal, mida ta ei armastaks. Ta on lunastanud kogu inimkonna, kõik rahvad ja sellepärast igas paigas, kus iganes appi hüütakse, asi on korras. Siis issand ütles, et ma andsin sulle sellise abikaasa, kes on olnud sinuga nõus elama, sellist elu. Sellist elu lihtsalt nagu elad, et nii kui on. Et ei ole, kuidas ütelda, et ei ole seadnud endale mitte mingisuguseid eesmärke, kui ma hakkan mõtlema, ei ole ma midagi nõudnud ega tahtnud, mul on kõik antud, issand on su karjane ja sellepärast see on niimoodi, et ma olengi elanud tegelikult sellist elu, lihtsalt, et seda, mida Jumal on andnud, sellest ma olen elanud. Ja issand on andnud minu ümber ka neid inimesi, keda on olnud vaja, mõned on teatud perioodi, issand on ära saatnud ka neid, keda vaja ei ole, nii et issand on kõike tegelikult korraldanud. Täna ma ei räägi, teate, millest ma ei räägi? Ma ei räägi koguduse elust. Ütleme, et mõni mõte riivamisi läheb, sest see pole üldse minu asi, sest issand ehitab kogudust. Sest et vaata see, ma olen lihtsalt saanud selle juures olla, sellepärast, et mina ei ole seda teinud, mitte üldse, mis siin Võrus on olnud selle 115 aasta jooksul, olgugi, et ma olen teatud aastat siin olnud, aga see on issandale kuuluv au ja sellest me räägime järgmisel pühapäeval, kui kogudus saab 115. Nii on lihtsalt ka otsene juhis nagu mulle tänaseks päevaks. Aga issand ütles, et mina olen korraldanud just sinu elu ja räägi oma elust, mida mina olen sulle teinud. Räägi seda nii palju, kui sa praegu mõistad. Teate, milles on lugu? Me mõistame poolikult, mina mõistan oma elu poolikult. Vaata, see on niisugune, kuidas ütelda, see Paulus seal Korintuse kirjas ütleb sedasi, et et me mõistame poolikult, see tundub sedasi, et me neid taevasi asju mõistame poolikult. Me mõistame isegi oma õnnistusi ja seda elu siin maa peal poolikult. Ja vaata, tema ilmudes, nagu Johannese kirjas on öeldud, me oleme tema sarnased. Ja siis me mõistame päris. Kui me oleme tema sarnased, vaata, siis läheb meil lahti isegi see, et milline õnnistus tegelikult oli tegelikult siin maa peal meile. Ka võib-olla need rasked asjad ja kõik, mis on tegelikult olnud, et see kõik oli tegelikult oli võimas õnnistus ja sellepärast on see nii, et elame ja täna jagan ka sellepärast poolikult, sellepärast, et ega ma täna veel kõike ei mõista. Aga usume, et ühel päeval on pilt täiesti selge, miks me sellist elu elasime ja miks Jumal just sedasi lubas. Aga elu on eksam ja vaata, ja sellel eksamil spikerdada ei saa, ette ei öelda. Vaata, see elu on selline eksam, et vaata, lihtsalt on meie ees ja me peame tegema õigeid valikuid, võime teha ka valesid valikuid, võime teha kompromisse, ütleme, et mis iganes ja sellepärast, kallid, elu on tegelikult on eksam ja ta on seda täna ka. Et ka siin igaühe meie jaoks, et me ka täna siin ei eksiks. Ja mida rohkem on õigeid valikuid, seda parem on eksami tulemus, see on täiesti loogiline. Ja nüüd on niimoodi, et mitte, saate aru, mitte kasulikke valikuid, vaid õigeid valikuid.
sest vaata, need asjad on niimoodi vahest, mis meile tunduvad kasulikud, et need tunduvad õiged. ei, see on vale. Kasulikud asjad on sageli petlikud ja neid on alati tegelikult meie ees, aga valida tuleb õige. Issandat järgides, mind järgides, te teete õigeid valikuid, tähendab järgida issandat, otsida Jumala riiki, lasta pühal vaimul juhtida, nii ei eksi, nii jõuab võidule. Ja minu järgimine ei ole üldsuse järgimine, ei ajalikult, ei vaimulikult, ka vaimulikus töös. Sellepärast, et küsimus on sedasi, et ütleme, et ka vaimulikus maailmas on oma moed, omad suunad, omad asjad ja siis peab tegelikult suutma nagu põhimõtteliselt ka nendes asjades orienteeruda, et ka igasugused, võiks ütelda, õpetuse tuuled meid ikka lõpuni kaasa ei veaks. Ei saa ütelda, et oleksin ajalikult saanud hakkama kõigi nende asjadega, et oleks olnud nii kuulekas issandal, et kõik on olnud ajalikus elus hästi. Ei saa ütelda seda, et olen seda vaimulikus elus olnud, aga kiitus Jumalale, et ta on siiski väga paljuski aidanud. Ja täna mul ei ole plaanis rääkida neid, kuidas ütelda, neid läbikukkumisi ja neid asju ja sellepärast, et neid on ka olnud ja vahest olen mõnda momenti ju jaganud. Aga täna nagu see moment ei ole nagu silma ees mul ja ei ole nagu kästud ka seda otseselt teha. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et täna tahan lihtsalt rääkida nendest asjadest, mis saavad Jumalale auks, mida ta on teinud. See viimane jutlus, mis ma rääkisin, Taaveti laul see 18, kus ta räägib oma elu lõpul tegelikult, lihtsalt annab au Jumalale kõikidest olukordadest, no see oli juba tegelikult seotud minu endaga, sest ma lihtsalt vaatasin, et Taavet, kuidas sina kuidas tegelikult oskad oma elule vaadata, kuidas sa näed, et tegelikult, et see on Jumala jõud, see on Jumala abi, see ei ole mitte minu tarkus, see ei ole minu lahendused, vaid tegelikult on olnud see issand, kes on tegelikult hästi korraldanud. Ja sellepärast, kallid, meil igalühel on oma elu, me ei saa üksteise pealt maha kuidagi kopeerida. Kui ütleme, Peetrus küsib seal ja Johannes omavahel seal on, et et ühele räägitakse, kuidas Peetrusele öeldi, et läheb kehvasti see lõpp, et on raske. Ja Peetrus oli huvitatud, kuidas Johannesel läheb. Jeesus ütleb, pole sinu asi. Ja sellepärast on see niimoodi, et ise tegelikult küsime seda, kuidas Jumal meid juhib ja püüame olla selles Jumala tahtes. Nii et see maailma elu on tegelikult meile siin üks selline praktikaaeg, millega peame tegelikult hästi hakkama saama ja eks see põhiline praktika jääbki nagu selle koha pealt, et peame issandale kuulekad olema. Aga nüüd on nii, et nüüd hakkangi natukese oma elu jutustama ja leidsin, et ega see on üsna keeruline, sest et nii palju toredat ja ilusat on olnud elu jooksul lapsepõlvest alates, aga mõnda asja täna ütlen. Sündisin 12. juuli 1956. Sünnikohaks, ütleme, et sai, nõukogude ajal pandi sünnikohad otseselt kirja niimoodi, et kus haiglas sündisin Tallinna haiglas, siis pandi sündinud Tallinnas. Ema ikka ütles sedasi, et tegelik sünnikoht on sul ikkagi Jaanimõisa, sest et sellel ajal oli, ütleme, meie pere veel seal Jaanimõisas, oli juba ju 3 aastat vanem vend ja ka oli just ka otseselt üleminek Tapale tegelikult, sest et Tapa koguduse teenimine seisis isal ees ja sest kui ma juba 10-kuune olin, siis me olime Tapa koguduses ja Tapa koguduses vend Oswald Tärk ja Lipstok siis õnnistasid ka mind minu isa ordineerimispäeval, kui olin 10-kuune, siis hambaid ei olnud ja õnnistamata, sellest kui venna käest, Siimu käest küsiti seda, et kas sul venda ka on, ta ütles, et on küll, aga sihuke on, et hambaid ei ole ja õnnistamata ka veel teine. Ja aga need tulid hambad ka suhu ja need prisinud ka, kiitus Jumalale. Ja nii, et oli sellised momendid. Tegelikult oli üks moment, mida mulle hiljem räägiti ja teada ka sain sedasi, et oodati tütart, sest vaata, kui poeg oli peres, siis oli loogiline, oodati tütart. Tegelikult mu ema ootas 2 korda, kui 3. poeg sündis, siis samamoodi olid roosad tekid olid valmis. Ja aga mina oma tekkesid ei mäleta, mis värvi need kõik olid ja kuidas need tehtud olid, aga ma mäletan, et oli isegi nimi, oli üks mu sugulane sealt tädi perest sai selle nime, see oli Rael, mis oli plaanitud tegelikult, et minu nimeks oleks olnud ja niimoodi lihtsalt võeti. Aga vaata, Jumalal on teised plaanid. Eks Noa vanemad seal, ütleme, ootasid samamoodi, et üks põllumees tuleb. Aga tuli laevaehitaja ja mitte midagi. Nad lootsid, et tuleb põllu peale kõplema. Ei tuld. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen sedasi, et vaata, nüüd on meile siin, kes me oleme vanemad ja kes me üldse oleme, et kuule, paneme maha igasugused omad tahtmised ja asjad. Jumalal on plaan meie elude jaoks.
no mida meie unistame, no mis asja see meie tarkus maksab, et kui meie tahame, et sünniks nii või sünniks naa, jumal ise teab, keda ta tahab ja sellepärast on see nii, et lihtsalt see on ka üks õppetund. Oma nime, siin just natuke hetk tagasi sain oma venna käest ka sünnipäevatervituse, venna Siimu käest, nime pani mulle tegelikult minu vanem vend Siim. Nii et minu nimi on tema pandud, sest tema, vaata, kui seal oli segadus, et tüdruku nimi oli, poisi nimi ei olnud, siis Siim ütles, et üks naabripoiss on Toivo ja Toivoks ma sain. Nii et no lihtsalt mõned sellised esimese hetke momendid, noh, lihtsalt oli nii. Aga ma olen tänulik, sündisin jumalakartliku perre, isa jumalariigi tööl, isa muudkui kuulutas ja rääkis, lapsepõlves oli mul üks selline ütlemine, et ütlesin emale kord, et sedasi, kuule, et sina tead rohkem piiblit, aga no isa küll loeb rohkem seda piiblit, aga sina tead rohkem. Aga lugu oli selles, et ema rääkis mulle isiklikult piiblilugusid. Isa rääkis kantslist ja noh, nagu see lastele sageliselt ongi niimoodi, ega nad ju seda kantsli juttu ei vitsi kuulata, see on niisugune, tead, noh, natukese nagu teine lugu ja võib-olla ei saa kõike nagu aru, aga lihtsalt kiitus Jumalale selle eest, et ka neid piiblilugusid sain just oma ema käest kuulata. Nüüd ütleme, noh, niisugune aeg, ka Kaarin läheb kosmosesse ja ütleme, et niisugune kommunismi aeg, et jumalat ei ole ja kõiksugused värgid olid, mis seal Jaanimõisas olid, seal ütleme, sest et Tapalt tuldi juba, kui ma olin 3-aastane, tuldi sinna tagasi, sest Tapa kommunistid olid ikkagi nii ägedamad, et need ajasid selle minu isa sealt ära, sest et töö läks Tapal väga hästi sellel koguduses ja Arpat Arder oli Rakveres ja liiga hästi läks, ütleme, nendel 50ndatel aastatel siis ütleme sealkandis ja siis oli lihtsalt, hakati seda laiali lööma. Aga ta tuli tagasi Muustesse ja siis oli nii, et oli seal Jaanimõisas selles koguduses ja mina olin siis 3-aastane ja läksin seal ka kooli, nii et pisut käisin ka Jaanimõisa algkoolis, hiljuti käisin seda kohta ka just vaatamas ja koolimaja vaatamas ka. Noh, seisab praegu tühjana lihtsalt üks hoone. Aga noh, lihtsalt olid sellised momendid ja lapsepõlve momendid seal, sinna palju ei jää. Siis noh, ütleme, kolisime ära Keilasse, see oli suur muutus, ega mina need kolimised ei meeldinud, isa kolis palju, läksime Keilasse, Jaanimõisas oli väike kool, Keilas oli 30 last ja suur kool ja alguses olin seal veel vene koolis, vaata Keilas oli see, noh, ütleme, koolitee peal see palvela on ühes otsas ja see Eesti Vabariigi, noh, ütleme, selle võidu puhul see mälestussambaks ehitatud kool, see oli vene kool tegelikult sellel ajal. Aga esimene klass pisteti sinna vene kooli, ega seal oli alguses oli üsna kõhe olla, kui ma sealt maalt ka tulin, julgen tõesti vetsuski käia seal sellepärast, et vaatasin, et ei tea, mis seal juhtuma hakkab. Aga noh, nii ta oli sellel ajal. Ja siis, noh, ütleme, et need kooliaastad seal Keilas, kuidas nad läksid, eks vaata palvelas käisid, kuna see, noh, palvele ja kool olid ühe tänava peal, kõik seal nagu nägid, siis eks koolis seal mind vahest ikka püüti narrida, et palvevend tuleb, ega ma siis nii tugev palvevend ei olnudki, kui nad arvasid, aga nad igatahes seda tiitlit mulle püüdsid panna. Ja ütleme, et Keila elu seal läks suhteliselt rahulikult ja siis tuli see väga äkiline käsk, et noh, ütleme, et just ka Võrru tulek. Ja tulime Võrru, ma olin 5. klassi poiss, tulime Võrru, jälle kuskil mingi kooli poole veerandi pealt, hopsti olime siin. Ja ma mäletan sedasi, et mul oli pinginaaber, oli Harri Poogen, oli niisugune vahva nimi seal Keilas ja ma ütlesin, Harri, homme ma kooli ei tule, et me kolime ära Võrru. Et sellepärast ma ennem ei rääkinud ka, tead, mul mõtlesin, et võib-olla läheb kuidagi asi mööda, tead, aga ei ta läinud. Ja noh, nii, tulime, see oli aasta 67, kui me tulime Võrru, hiljem näed, tulin 87 ise veel uuesti oma perega. No niimoodi natukese minu neid aastaid seal. Võrus läks, ütleme 5. kuni 8. klassini käisin, noh, ütleme Kreutzwaldi koolis, noh, siis oli 8. klassis ja põhikool, eks, ja pärast seda läksin tehnikumil, ütleme, et see põhikooli aeg läks, noh, suhteliselt nagu rahulikult, noh, ütleme, et midagi erilist nagu ei olnud, lihtsalt õppisin nii, noh, ütleme keskmiselt või alla keskmise, kuidagi sain selle asjaga ikka hakkama, nii et oli see kool lõpetatud. Siis läksin tehnikumi, Võru tööstustehnikumi, läksin puiduvärki õppima. Ja küsimus nagu selles, et vaata minu vanaisa Aleksander Teekel oli Hiiumaal väga tubli puudemees. Ja noh, ja mind nagu see, noh, ka nagu innustas, et kuule, et vanaisa need ametid löövad ka siis lastelastes hästi välja, et ja uskusin ka seda ja läksin õppima. Aga muidugi väga palju oli see, et me olime Võrus ja Võrus oli tehnikum ja oli 2 eriala, kas oli puit või metall, ega seal rohkem eriti valida ei olnud ja sellepärast oli nii, et no mul oli puu ja õppisin seda. Ja no ütleme, et see tehnikuma aeg oli natukese võib-olla juba natukese teistmoodi. No ütleme, et kõik need koolid, ütleme,
noh, et ei läinud ma oktoobrilapseks, pioneeriks, ei komsomoliks, noh, ütleme seal nüüd see komsomoli sundimine tuli, no ütleme tehnikumi ajal. Direktor võttis ükskord ka ikkagi kabinetti ja rääkisime ja arutasime sellest asjast, noh, ei läinud, asja oli selge ja ütleme, et olid ka mõned niisugused momendid, et natuke püüti ka Jumalat pilgata. Oli näiteks selline, et üks keemiaõpetaja just, mina ei tea, kust tal need tahtmised tulid, aga igatahes ta ühel korral tegi nii, et kogus meid tehnikumi saali, siis neid õpilasi ja hakkas seal, ütles, et ma teile näitan, kuidas need papid rahvast petavad seal, ütleme, kirikutes ja ta oli teinud ühe küünla mingi keemiaainega kokku, et see peab ise süttima teatud aja pärast. No ja siis oli selline moment, et see küünal ikka veel ei süttinud, mina läksin esimesse ritta muidugi imesid vaatama, mõtlesin, et kui jumala imesid hakatakse tegema, noh siis tuleb ikka lähedalt vaadata. Ja olin seal ja no poisid olid kõik suitsumehed seal tehnikumis, no kuule, igal ühel tikud taskus, mõtlesin, kuule, andke no tikku mulle, mul ei olnud. Ja keegi andis mulle kähku tikud ja ma hüppasin sinna lava peale, see oli hästi madal, ka üks sammukene ainult. Ja panin selle küünla põlema, mõtlesin, ma teen nende Viljandi tikkudega selle ime ära, et sul. No muidugi õpetaja ime oli läbi kukkunud, muidugi ta oli väga pahane. Ühe paberitüki ta suutis põletada, pani põlema ja siis jäi risti järgi, noh, niisugune põlenud risti ja järgi, no näed niimoodi, aga noh, midagi. Direktor hiljem ütles, et Toivo, ise kui ta siin ujumas, ta käis Tammula järve ujuma ja vahest siin Palvale juures, noh, kui ma juba siin olin, natukese rääkisin, tead, ma ikka aitasin sul seda kooli lõpetada, sest et asi see siis oleks, kui sa seal koolis niisuguseid tükke ka veel teed ja ei ole nagu nende meele järgi, siis nagu ära rikkuda, aga ma lihtsalt ütlen sedasi ühe niisuguse meetodi, kuidas elus õppima pead. Ma tehnikumis õppisin selle asja ära. Vaata, tehnikum oli teistmoodi õppimine, noh, nagu Jeesuse jüngrid 3,5 aastat, eks on niisugune aeg, mis sa seal oled, ja see, noh, 3 aastat, 6 kuud, ja seal teatud ained hakkavad niimoodi ära lõppema. Sellel semestril lõpeb see, siis kuskil lõpeb teine. Ma taipasin asja ära. Tuleb õppida hästi ainult need ained, mis ära lõpevad. Teised võib jätta suva, et küll nendega tegeleb siis, kui need ära lõpevad. Tead, ja tulemus tuli hea, ma sain niimoodi, et mõned 4 ja nii palju ainult oli 4, et isegi punane kiitusega diplomati mulle sealt koolist kätte ja sain hästi ära lõpetada. Muidugi direktor Saliste ütles selle peale, et kuule, ma sind kaitsesin, sellepärast, et asi see oleks mõni 3 pista ja diplomgi ära rikkuda ja kõik, noh, oleks hoobilt olnud ju tehtud, aga et lihtsalt mina ütlen sedasi, tegelikult Jumal aitas. Ja sellepärast on see nii, et selle koha pealt ka, et lihtsalt kiitus Jumalale ka selle kooliperioodi eest, mis oli. Siis oli minul järgmine mõte oli see, et mina tahtsin minna Leningradi õppima, sest Eestis kõrget haridust ei saanud omada puidualal, sellel ajal veel ei olnud, hiljem tuli Tallinnasse, aga siis ei olnud ja siis oli kas kuskil Jelgavas või kus seal oli ka, võin eksida isegi, aga siis Leningradis oli kindlasti. Täna muideks sain just ka, mitte ammu Piiteris tervitused, pastor Vladimir Strokov sealt olles praegu saatis tervitused ka, nii et Piiter ka tervitas. Mina tahtsin sinna minna ja mul jäi see asi ära. Sellepärast, et sõjavägi tuli vahel, ütles, et ei lähe, ma ostsin isegi venekeelse matemaatika raamatu ja hakkasin, noh, mõtlesin, ma pean seal venekeeles kõike õppima hakkama ja tegema ja hakkasin nagu valmistuma, et ma lähen mitmeks aastaks ja saab üks korralik venelane ikka, kui sa ikka niimoodi jälle õppimas, noh, kui sa lähed kõrgharidust niimoodi omandama. Aga tuli vahele sõjakomissariaat, noh, nii kui kooli lõpetasin, öeldi sedasi, et ei, sa õppima kuskile ei lähe, noh, et nüüd on nii, et lähed sõjaväkke 8 aastaks või 3 aastaks, olin Tallinnas Harju rajooni sõjakomissariaadis, see oli Rataskaevu tänaval seal, ja juhtus olema nii, et täna hommikul tuli isegi see meelde, auastmed ei oska ütelda, aga see oli keegi niisugune ohvitser, kes oli, nimi peaks olema Ruut, kes oli Põlvamaal sellel ajal, kui minu isa, ütleme, noh, oli seal karjaseks ja pastoriks selles koguduses. Isa mul sõjaväes ei käinud, 27. aasta mehed, keegi sõjaväkke ei läinud, kui sõda lõppes, siis kõik need vabastati. See aastakäik oli nii, et keegi sõjaväkke ei läinud. Aga nad seal midagi ikkagi vaidlesid selle teema üle, et üks oli usumees ja teine oli sõjamees ja siis oli niimoodi, et see sama ohvitser oli mind sõjaväkke saatmas. Ja nüüd ta vaatas, et see Baldori poeg on nüüd siin, sest et Vene värgis oli ju kõik, et Toivo Tekel Baldorovitš ja no, kes seal sellel hetkel ta silma ees oli. Ja ütleb, noh, lähed komsomoli, saad 8 aastaks sõjaväkke, kui ei lähe, saad kohe 3 aastaks panna su mereväkke, tead. Noh, muidugi tema käes väga palju panna, noh, ütleme, et selline sõjakomissar seal. Noh, mina ütlesin, ei lähe, mina sõjaväkke tahti olla, siis lähen mereväkke 3 aastaks ja sellega ma ei kauple. No nii, oligi jutt lõppenud. Noh, lähen sõjaväkke 13. mail, see oli siis, kui mind sõjaväkke kutsuti, siis ja siis 1975, eks pidi see olema. Ja siis on niimoodi, et viiakse Lasnamäel oli see kogunemispunkt
ja seal on niimoodi, et nendel esimesel päeval ja teisel päeval ainult mereväelased käisid, vanasti oli need suured lindid lehvasid seal taga, tead, ja käisid, aga mereväelased käisid. Rivistused päevas korduvalt ja korduvalt, muudkui neid papkasid võeti seal välja ja kutsuti jälle keegi oma kampa kuskile, ei tea, mis mere peale keegi läks. Noh, ütleme, korjasid, noh, ütleme kõigepealt kogu aeg sinna mereväkke neid poisse. Aga mind ei võeta, ma olen juba 1 päeva, 2 päeva, 2 päeva võileivad pidid kaasas olema, võileivad said ka otsa, kuumad päevad ka veel olid, ma ütlesin, et kuule, et sõin oma leivad ära, et lähevad ussitama ka veel teised. Ja noh, ütleme, et olin seal Lasnamäel, siis õhtul palusin veel, et ütlesin, kuule, et noh, ma Keilas ju elan, et kas noh ei saaks, et ma lähen 9 õhtuks koju, no ilma dokumentideta lubatigi, ilma passideta ja värkideta, kõigita lubati ära. Ütlesin, et no tuled homme tagasi kindla peale ja et võid siis 1 öö veel kodus magada ja tee omale uued leivad ja tule tagasi. Tead, ja noh, ja siis tulingi tagasi. Ja järgmine päev võeti. Aga võeti maaväkke ja 8 aastaks hoopis Moskvasse viidi mind ja ei mingit merd seal ei olnud, seal oli jõgi. Aga, ja siis oli siuke lugu, et nüüd on see selline lugu, et kuidas tuleb ütelda, et mismoodi see asi läks. Võtta, siin võib olla mitte kõik, noh, mõistmine täpne, aga meie versioon on nagu olnud see. Minu ema sellel ajal oli kopsudega väga raskelt haige. Ma ei mäletagi, oli ta põletikku ja nii, igatahes kopsuhaiglasse Hiiul pisteti. Teda sellel hetkel, kui ma olin just sõjaväkke minemast, oli kopsuhaiglas. Ja siis järgmine asi oli see, et selles tema palatis oli Lasnamäe kogunemispunkti ülema naine, see oli samamoodi haige. No tema seal räägib, et kuule, mu poeg läheb ja tead, ja ähvardavad mereväega ja värgiga. Meie versioon on see, et see oli see naiste juttude värk, et minu toimik lihtsalt lükati kuskil peitu vahepeal, paariks päevaks. Ja 3. päeval, kui enam mereväge seal ei olnud, siis toodi see välja ja ma olingi sellest, olin lihtsalt pääsenud. Aga kes seda tegi? Eks jälle Jumal tegi. Ja sellepärast on see niimoodi, et ähvardati, taheti küll, et noh, et umbes nagu karistame sind 1 aastaga, oled seal rohkem, aga ei, tead, kui Jumala käsi on mängus, siis need asjad tegelikult ei sünni. Ja nii, et oligi selline esimene periood, olin seal Moskvas, ütleme seal sõjaväes, kui olin. Eks seal sõjaväes oli nii, et mina palusin seal võõraid keeli, 2 kuud ma ei osanud eriti, noh, ütleme, rääkida, sellepärast, et ega see kooli vene keel oli siukene, et ega sa tühjagi ei räägi. Aga noh, kuulasin 2 kuud ja 2 kuu pärast tõesti hakkasingi juba nagu rääkima ja jäingi nagu rääkima ka. Aga siis oli niimoodi, et kui nad said teada, et noh, ma olen usklik, ma mäletan Moskvas õmblesin oma, noh, ütleme mundrile seda valget kraed, seal ju õmmeldi alati seda peale, et see krae vahepidi ilusti valge iga päev olema. Ja siis oli nii, et kui teada saadi, poisid käisid lihtsalt voodi ääre peal mind vaatamas, ma istun seal, seda usklikku tulid vaatama. Vaata, see oli, veel oli selline huvitav asi oli selles, et vaata, sellel ajal ei olnud me koguduses ei nimetatud pastoriteks, vaid meil olid presbüüteriid. Vene keeles presviiter, noh, nemad ei saanud aru, mis viiter see on. Tead, eks, et nad käisid seda, sest et no küsin, ma arvan, ütlesin, et see on nagu popp kirikus, et see on nagu ikka kirikupapp, et tegin nendele vene postele selgeks, et sest et nad, noh, see on, noh, ütleme, see presbüüter tähendab kreeka keeles vanemat. No ütleme, et Uues Testamendist võetud sõna, ei tarvitatud meil seda pastori nime või karjase nime, vaid tarvitati seda. No okei. Ja noh, olin seal, mul oli väike Uus Testament oli taskus, no seal oli taskukontroll. Kõik pead hommikul laduma taskust välja, no ma võtsin oma väikse testamendi, hoian seal peo peal, viiti staapi kontrolli, no eestikeelne, nüüd hästi pisike formaat, mis oli. Ja noh, mõned päevad hoiti, toodi tagasi, et võid lugeda küll. Et oli ära tuvastatud, et ei juhtu midagi. Siis on see selline lugu, et mis seal veel võiks nagu rääkida, et noh, ka natuke kiusati, võtta ainult võib-olla sellest mina ei tea, kas 200 poissi oli sellest grupist, muidu see oli 1000 ja isegi 2000 väeosas, oli väga, väga suured väeosad, kus ma seal esimeseks Moskvas olin. Noh, poisse palju seal, aga siis meid oli 4 poissi, kes me komsomolid ei olnud. Ja siis oli niimoodi, teised istusid komsomoli koosolekul tabureti peal ja siis oli selline, et noh, et meie pidime siis rivi trampima seal lihtsalt seda Moskva asfalti, põmm, käisime edasi-tagasi selle ajad, et noh, et ikka taheti nagu kohta kätte näidata. Ai, ma trampisin hea meelega, vahet ei ole, et selle koha pealt. Noh, ütleme, oli Moskva, see jäi nagu selliseks lühikeseks 6 kuud, siis tehti Kaukaasiasse uus väeosa ja saadeti mind selle grupiga, kes läksid Jesendukisse ja läksime Moskva sellisest sügisest ära, kus juba lund hakkas tulema novembrikuus ja jõudsime sinna Jesendukisse, seal oli ilus roheline sügis veel kestmas, lihtsalt Kaukaasia pool oma paar tuhat kilomeetrit edasi. Olin siis 1,5 aastat olin seal sõjaväes seal teenimas. Ja no nii, et ütleme, et
autasuks enne äraminekut anti Moskvas võimalus käia Leninit külastamas. ja sellepärast oli see nii, et noh, keda Moskvast ära saadeti, siis öeldi, et saad minna sinna mausoleumi, saate minna. No läksime suuri järjekorda, ega see nali ei ole. Siis oli nii, et noh, fotoaparaat oli mul sõjaväes kaasas, noh, see võeti korjata ära, et ei tohi fotoaparaadiga sinna minna Lenini juurde ja kõik oli seal omad reeglid. Aga mul oli taskurätik, oli troppis taskus. Ja siis olid üks erariides mees, ennem kui ma sealt mausoleumi uksest sisse astusin, tuli patsti käe mu tasku peale, katsus, et ega noh, mul granaati ei ole, tead, või et mine tead, et aga tead, ma usun sedasi, et see vaimsus, nad nägid sedasi, ma ei lähe sinna kummardama, et üks teistmoodi vend läheb, et igal juhul on see selline, et tuleb taskud ära katsuda, et mis asja tal seal plaanis on. Oh ei, ma saanudki aru, sealt kõndides läksid läbi, kuskil eemal oli seal üks kirst, kus seal keegi paistis justkui olevat ja olime teisest uksest juba välja, sellepärast, et vaatasin, et ei tea, kes seal jälle mingi matsu paneb sulle, tead, kui jälle katsub sind. Aga okei, noh, saime sealt ära, saime Kaukaasiasse. Kaukaasias oli tegelikult väga tore teenimisaeg. See, ütleme, väeosa komandör oli väga tore mees, väga niisugune sõbralik, väga hästi tegelikult, ma ütlen, et väga hästi suhtuti tegelikult eestlastesse, väga austavalt, ütleme, et minu väga paljud positiivsed kogemused on just sealt sõjaväest, mis on olnud. Ja noh, nii et ja sellepärast on, et kui noh, seal üks kaebas minu peale, et noh, Teekel on ka usklik, läks selle Sampoliidi juurde, see poliitala siis niisugune ülemus, kes seal sõjaväes oli, et Teekel on meil usklik, ütles noh, väga hea, et siis on meil üks vähemalt põhimõtetega meeski siin ja need võtsid niimoodi kuidagi nagu rahulikult nagu seda asja. Ja siis noh, ütleme, et kui esimese linnaloa sain, noh, ma läksin kohe seal kohaliku Essentuki kogudus, seal oli ka baptisti kogudus, no vanasti oli see Nõukogude Liidu värk, et kirjutasin isale koju, et kuule, et otsi kuskilt välja, et kus koha peal sul kogudus on, sain selle pastori, üks vana pastor oli seal, sain aadressi, läksin külastasin, ütles, kus on palvela. Ja nii, kui esimene linnaluba oli ühel pühapäeva hommikul, panin jalad ruttu koguduse poole minema. Üks ohvitser, üks praporsik oli sinna palvela trepi juurde juba vastu saadetud, et vaatama, et kas läheb sinna palvelasse, läksin küll. No pärast oli niimoodi öeldi, et kuule, tead, et ära seal sõjaväemundris käid, et lase saata kodust erariided, tulid mulle vaiksed sõnumid ja mul lubati erariideid kanda sõjaväes, need olid 0,5 kilomeetri peal, üks usklik pere elas seal väeosast. Nende kodukapis olid erariided, võti oli puurida vahel ja riided olid naftaliini lõhnakelusti ja kõik olid koid kallale tulnud. Ja nii, et noh, niisugune elu oli mul. Teises, et Nõukogude sõjaväes erariied kanda ei tohtinud. See oli täitsa kuritegu. Tead, kui selles oli, aga mulle tehti see eraldi privileeg, käi oma koguduses ja kanna erariideid. Sain puhkusel käia, sain, noh, ütleme kõike teha, sain esimesena tegelikult sealt väeosast koju ka. Sellepärast, et kui oli, seal oli 3. jaanuar või mai tähendab, oli seal vabaks saamine minul, eks 3. mai, ma ei läinud rivistuselegi. Mõtlesin, ma juba siin paar aastat juba olnud siin sõjaväes, et pean ma siis igas rivis olema, tead, mõtlesin, ei lähe ka, tead, et vaatan, mis see päev teeb. Väeosa komandör, kus Teekel on? No väeosas on nii, et kui siin rivi ette kutsutakse, tavaliselt pannakse karistus kaela. Et nüüd sa rivis ei olnud, mõtlesin, mis nüüd saab, ei teed, aitäh, hästi teenisid, saad esimesena koju. Ja tegelikult läks nagu sellises mõttes hästi, see tuli nii ootamatult, et ma mäletan, et ma tahtsin veel oma sõpradega, kes olid Essentuki koguduses hüvasti jätta, nad ei lasknud mind ennem väeosast välja, kui noh, ütleme, et mul on pilet, millal ma nagu ära lendan, ma võtsin lennupileti, et lennata koju ja et noh, et siis sa lähed täpselt lennuki peale, ma läksin lennujaama kassasse ja vahetasin pileti nädal aega edasi. Mõtlesin, mul on siin sõpru nii paljud, kuidas ma niimoodi äkki siit ära lähen, et vaja head aega ka jätta. Ja siis olin veel nädalakese seal lihtsalt, seal ka. Aga mitmed niisugused toredad asjad nagu juhtusid, noh, et seal sõjaväes, nagu sellises mõttes. Üks oli selline lugu, no vaata, vene keelega jälle niisugused lood. Poliittund, kästi lausa konspekteerida, istud, kirjutad seda juttu, mida seal keegi sulle räägib. Ma ütlesin, ma ei oska kirjutada niimoodi vene keeles, mul tule see asi välja. Mind vabastati poliittunnist. Millise klausliga? Teekel on poliitiliselt teadlik ja ta ei pea selles tunnis käima. Ei öeldud sedasi, et on loll ja kirjutada ei oska. No kes paneb selliseid sõnu suhu? No kes paneb selliseid sõnu suhtu? Et niisuguse austavalt tegelikult nagu lahendatakse need asju ära. Ja siis oli niimoodi, et see näide võib-olla nüüd, mis ma räägin, see ei ole võib-olla nii positiivne nagu praeguses ajas võttes. Ja mul isegi see Ameerika presidendi nimi ei ole enam meeles, vahest on, vahest ei ole. Vahet ei ole, kes siis sellel aastal siis ütleme 76-7
oli Carter nähtavasti, no Carter oli ka otseselt oli baptisti koguduse liige, no ütleme, et oma usutunnistuselt, ma ei tea, kes see Trump täpselt on, eks, aga noh, ütleme, et põhimõtteliselt oli, Carter oli seda. Ükskord oli seal meie sõjaväeosas, see ei olnud suur sõjaväeosa, see oli 100 inimest või natuke 120, niisugune väike väeosa, mis meil seal olime. Ja oli niisugune poliitloeng. Ja siis tuldi rääkima, ikkagi põhivaenlane on Ameerika, praegu on vastupidi, räägitakse, kes on kelle vaenlane, aga meil oli, siis oli see Ameerika oli vaenlane, selle eest tuleb. Ja siis loengupidaja ütleb, ja kõigele lisaks Ameerika president on veel baptist ka. Ja siis pidas pausi, et et las mõjub, et las värisevad sõdurid vaesed. Üks meie poistest hüüdis sellel hetkel, aga meil on teekel ka baptist, tead, ja mitte midagi hullu ei ole. Tead, terve päevas on naeris laginal selle jama peale, tead, sellel hetkel, nii et ühe korra sain selle Ameerika presidendi ka seal Venemaal ära päästa. Praegu on vist raskem päästa, kui nad ikka väga pommitavad ja löövad, siis on natuke keerulisem siukest päästmist teha. Aga ütleme, et siis sellel hetkel oli ka selline positiivne moment ja sellepärast ja niimoodi ma mõtlen, et tegelikult nägid seda niukest Jumala niukest head kätt nagu kõiges. Vaata, kuidas ustlikke tähele pannakse, siin hiljuti just lapselapsega rääkisin ka neid lugusid. Vaata, ühel korral oli niimoodi, et olime seal ehituste peal, olime tööl, oli üksed, nagu seal olime seal sõjaväeosas ja läksime selle Essenduki linnas vahest, lihtsalt kas turule ostsid sihkasid või käisid seal kuskil pontsikuid ostmas ja olid need kohvikud seal ka lähedal ja lihtsalt natukese hiilisime töö juurest ära, käisime tiiru ära. Me küsisime, et kuule, mis tänapäeval on vaja ära teha, et me teeme seal töö ära, aga et ärge meil kogu aeg kallal olge siis, et kui te ei anna meile konkreetset ülesandet, siis me hoiame niisama seda labidat päev otsa. Aga kui ütled, et siit sinna on kaevata ja rohkem vaja ei ole, siis on hästi meil. Siis me kaevame selle ära ka, tead, ja niimoodi, et saab ju mängida, eks. Aga, ja siis oli nii, et ühel korral käisin oma selle ühe Eesti poisiga, kes oli Arvoga, käisime, sõime kõhupontsikuid täis, lõuna ajal toodi see sõduritoit, ma ei läinud sööma. Lihtsalt kõht oli täis. Õhtul läheb väeossa komandör kutsub mind välja, ütleb, Tekel, miks sa täna lõuna ajal ei söönud? Ma pidin üles tunnistama, et käisin linnas, käisin pontsikuid söömas, kõht oli täis, mul oli kokkulepe tegelikult oma selle teise Eesti poisiga ka, et alati, kui midagi teeme, ausalt tunnistame, et me midagi keerutama ei hakka, nii otse ütleme, nii kuidas asjad kõik on. Ei, mul sellest mingit probleeme ei olnud, et ma sealt, ütleme, objektid korraks ära hiilisin ja mingid pontsikuid käisin söömas. Komandör ütleb sedasi, meie mõtlesime, et sa paastud, aga meil on raske töö ja sellepärast, et nad olid nii kaastundlikud, kartsid sedasi, et ma selle nälgin tead ja võib-olla ei söö ja ei jaksa seda rasket sõjaväetööd teha. Ja vaata, kuidas tegelikult kallid meid usklikke jälgitakse, kas sa sööd või ei söö. Sööd ja jood valesid asju, pannakse tähele, jätad söömata, pannakse ka tähele. Ja nii, et me oleme tegelikult nii maailma jälgitavad. Ja eks see väeosa komandör, ma mäletan, et kord, kui tal Kislavotskis oli oma korter, käisin ta parketti kraapimas, et tahtis seal lakkida, kutsus mind, et tule aita teha, ma ei mäleta, kas ma olin üksinda või oli keegi teine poiss veel, aga ta pani, kui päevatöö oli tehtud, pani õhtu sinna pitsi laua peale, et võta üks pitsitäis viina ka. Nagu pakkus, ma ei tea, kas ta pakkus mulle seda kontrolliks või mille pärast, mina ei võtnud, sest et ma ei joonud, sest et kahju küll oli, et väga paljud tegelikult poisid isegi sõjaväel jõid ja osad ikka täitsa värisesid juba seal sõjaväes ka selle 2 aastaga oma joomistega, et seda mahtus ka sinna ellu sisse. Ja aga nii, et sellepärast niimoodi me tegelikult oleme elamas ja sellepärast aidaku tegelikult Jumal, et me oskaksime nagu teha neid tegelikult neid õigeid valikuid. Ja siis vahest oli niimoodi, et kui ükskord oli üks mingi pahandus, ja siis väeosa komandör küsib niimoodi, et kas Teekel ka seal oli? Aga mis me teistest üldse küsitleme? Teised kõik valetavad siin, et küsime kohe, kust tõde tuleb, tookord seal ei olnud. Ja ma ei osanud seal midagi ütelda selle asja kohta. Aga vaata, see suhtumine on niimoodi, et sinu sõna maksab. Ja seda ei karistatud, seda austati, kus olid aus. Ja sellepärast on see niimoodi, et julgustan selle koha pealt, olge ausad ja see on tegelikult on väga suur õnnistus. Jätame need sõjaväelood, sain koju, kõik läks hästi. Siis oli nii, et vaata, nõukogude aeg oli üks siuke tore aeg, kus oli üldiselt pidi tööl käima ja kõigil oli tööd, töötuid ei olnud. Siis olid siuksed luuserid kohe, kes tööl ei ole, seal oli nii, et 1 kuu aega oli tavaliselt lubatud üldse inimesel tööta olla. Sõjaväe järel oli Nõukogude Liidu reegel oli see, et sa võisid 3 kuud olla ilma tööta, et võisid 3 kuud puhata peale sõjaväge ja siis alles tööle minna. Minu isa sellel ajal remontis Tallinna Kalju koguduse ruume seal,
noh, oli selline suurem remont, mis oli käimas sellel hetkel ka ja isa ütleb, tead, nüüd said koju, sul on 3 kuud võimalus teha tegelikult praegu siin kiriku juures tööd, et teeme seda remonti, et ära tööle mine. Käisin Harju Kekis, leppisin kokku, et kas te võtate mind 3 kuu pärast tööle, et kui mul see aeg kukub, et noh, ma pean nagu tööle tulema, jah, võtame kohe, tead, oli kokkulepe, et tegin 3 kuud rahulikult seal Kalju tänaval tööd. Õppisin seal pahteldamist ja värki, Meri Heino oli niisugune tähtis mees, oli seal, kes sellel hetkel ka tegi. Ja siis, et paneda ka seda kipsi ja vett ja sinna värnitsad või seda sisse või oksooli, tead, ja kuidas see pahtlit saad teha ise ja noh, niisugused lihtsad meetodid, mis sellel ajal nagu tarvitati ja tehti, ega siis ju neid materjale väga palju erilisi ei olnud. Ja tegin seal 3 kuud tööd ja see oli mulle muidugi selline õnnistusaeg, et leidsin sealt endale Aino. Sest Aino oli sellel ajal Vene koguduse poole peal, seal Kaljus Eesti Vene kogudus koos kogunesid erinevatel aegadel, aga Vene noored olid tegelikult väga aktiivsed käima ka niisuguses koguduse töös. Ma mäletan sedasi, et et ütleme, et ma olin Nõmmega, olin väga seotud ja küll noortekooride hoidsel, neid noori oli palju neid ja ükskord oli nii, et mul oli just sünnipäev, täna võib sünnipäeva juttu rääkida. Mina tegin sünnipäeval, Kalju tänaval tööd õhtu kella 10-ni. Viimane rong, kui see mitte viimane, seal läks vist eelnev, aga 10. rongiga tavaliselt sõitsin Keilasse, 3 tundi läks. Mul kodus oli terve hulk Nõmme koguduse noori, kellele ema seal võileibu tegi ja ootasid, et millal see Toivo sealt koju tuleb, tead, need tukkusid seal laua taga, seal ootasid, mina tegin hoopis tööd ja mu naine oli seal hoopis. Ja tead, ja sellepärast oli see nii, et niisugused huvitavad momendid tegelikult nagu ühtisid ja see, ütleme, ega ma Kalju koguduses kunagi ei olnudki, ma olingi Nõmme koguduses, me olime, Nõmme saatis mind 87 siia ka välja, eks, aga olin Võrus ja siis korraks nagu Nõmmel, sest et pastor ütles, et ei muidu ikka, kui laulatama hakkame, siis peate ikka meil olema seal liikmed ja ka asi korras olema. Olime seal ja siis tulime ilusasti siia, väga ilusti saadeti ja ütleme, et see kõik läks nagu selliselt hästi. Ja eks jumal teadis, ma mäletan, et pastor Arvo Kajaste küsis ka, kui meil Kihlus oli, kes küsis kohe Aino käest, et kas sa oled nõus, et kui ühel päeval Toivo läheb Jumala riigi tööle, et hakkad seda sellist elu elama? Aino ütles kohe jah, ja eks need aasta 87, siis see asi sai teoks ka, kus me tulime sellele Jumala riigi tööle. Ja nii, et Pitus Jumalale Keilas sündisid mulle 3 esimest poega, 4. poeg on sündinud Võrus ja ka nii, et 3 esimest on kõik nagu ka sealt just Keila poisid ja sellest ajast. Käisime sinna Nõmme kogudusse, mäletan, auto saime ühel hetkel, ennem käisime muudkui rongiga, lükkasime aasta vahega, need olid, need vanemad pojad mul, eks, lükkasime seda 2 vankrit ja läksime ka koosolekule, seda nagu pähegi, et sa koosolekule käid, et see oli selline, nii et igal juhul lähme käime, siis oli ju 2 koosoleku veel ka pühapäeviti, nii. Aga kui nüüd mõni moment rääkidagi veel sellest abiellumisest, see oli ka üks huvitav aeg. Vaata, selle Harju Kekis ma töötasin väga, ütleme, lühikest aega, võib-olla 4 kuud või kuskil niimoodi. Ja sest, et siis nagu selle Kalju koguduse kaudu tegelikult tuli mulle tööpakkumine Tallinnas Kadaka teele, see oli ministrite nõukogude asjade ja valitsuse remondiehituse-jaoskond, kes tegi Toompeale lossile remonti ja kes tegi seal, ütleme, härrade suvilatele ja ütleme üldse, ütleme, et niisugune teenendus ja mis ka lossis vaja teha, aknaid, uksi ja kõike, ütleme, neid asju. Ja ma töötasin seal 2 kuud alla 10 aasta, väga hea töökoht oli, kus sain seal väga hea palga peale, ma ütlen üldse palkadega mul suhteliselt hästi olnud kitsad aegu ka, aga väga palju on olnud ja tehnikumi praktika oli ka nii, et ma sain teistest rohkem seal Luteri tehases, kui Tallinnas olin, kui need teised naised seal, kes seal tööd vihkisid seal kuskil kuuma pressi peal teha. Said 160 rubla, mina sain 220 rubla, nad vaatasid, kus moodi see poiss seda raha saab, mille eest talle antakse. Ma tegin eksperimentaalset tööd, uute toodete juurutamine ja olin seal see oli jälle Jumala õnnistus, mitte midagi muud. Ma ei oska mitte midagi muud ütelda, et Jumal, et mina pole endale neid kohtasid otsinud või leidnud või sina andnud. Ja siis oli nii, et eks see abiellumine oli ka selline huvitav aeg, et niisugune nõukogude aeg, mäletan, läksin Laikmaa tänaval, oli mingi pulmakontor, ma ütlesin, kuule, et meil tuleb Oleviste kirikus laulatus ja tahaks mingit pulmakutset trükkida. Ei, me kirik ei saa trükkida, ei, me laulatus ei saa trükkida, ei, me seda ei saa. Ma ütlen, jätke no tühjad kohad siis, et teeme neid, vaadake, mis sõnu te trükkida saate, trükkige need, et me teised kirjutame käsitsi. Tead, ja aga siis ma töötasin sellises, ütleme, vaata, see oli Toompea lossile alluv ettevõte, siis oli selline lugu, et mulle ütlesid sedasi, et kuule, et mis sa jändid, et me trükkime sul Toompea lossi trükikojas need ära.
mulle trükiti tegelikult selles pesas, võiks ütelda selles trükikohas, nendel olid nii head trükimasinaid, kõiki sõnu sai trükkida, kõiki tähti oli olemas. tead, sai laulatusi ja sai õnnistamised ja kõik sai kirja panna ja olevisted ja kõik oli õige. tead, ja tehti ära, no lihtsalt inimesed omast heast tahtest lihtsalt ise tegid seda, hiljem tegid mu vennale ka veel seal. ja sellepärast kallid, aga see oli selline nagu aeg. Me läksime Ainoga Mustamäe perekonnaseisu. Aino oli Kohtla-Järvelt pärit, mina Harju rajoonist, no ütleme, Keilas elasin sellel ajal ka. Noh, võetakse vastu noored inimesed, väga viisakalt see, kes seal, see proua seal meid teenendas ja siis lõpuks vaatab, ütleb, kuule, aga miks te oma kodukohas ei tee, et üks on Kohtla-Järvelt ja teine on Harju rajoonist, et miks te tulite Mustamäele, tead ja tead, ja tahtis nagu peaaegu, et noh, ära saata, et minge oma õige koha peale oma seda suurt pulmaasja sättima ja seda registreerima. Aga siis tuli selline, noh, ütleme, aga kui te ikka ühe avalduse kirjutate ja oskate ära põhjendada, miks te tahate Mustamäel seda teha, siis te saate siin seda teha. Tead, meenutan, Jumal annab ikka sõnu ja tarkust. Sellel hetkel ma olin lugenud hiinlaste lugusid, kuidas hiinlased ei tohtinud naaberkülas ka tüdrukut võtta endale, sellepärast, et tootmine kannatab. Sellepärast, et kui sa naaberkülas kossas käid ja et pidid lähedalt võtma. Ja siis oli niimoodi, ma kirjutasin, et soovin seda registreerimist saada Mustamäel sellepärast, et kuna töötan Mustamäel, ja et tootmine ei kannataks. Et oleks hästi lähedal, et tootmine ei kannataks. No, ja tead, see võttis selle vastu ja pandi ilusti, no direktor oli ka kohal, töökaaslasi tuli ka sinna registreerimise juurde, nendel oli ka hea lähedal tulla. No, ja sellepärast kallid, mõtlen, et nalja saab tegelikult, vahest mõtled, et Jumal tegelikult annab sõnu, annab kõikesugust tarkust. Ja sellepärast kiitus Jumalale, tead, et Jumal on tõesti, no nii tegelikult on hea. Töökoht selline, noh, lähen sinna, kui seal Tallinnas olin seal, noh, mille pärast tuled siia? Ma ütlesin, no tööle tulen, kui sinna läksin. Väga hea, tegelikult ma sain puiduoskuse väga hea, sest väga hea oskusega 2 vanemat meest, üks brigadir ja kes seal olid, üks Hiiumaa mees ja kes seal, kelle kõrval ma sain õppida. Ja siis oli nii, et noh, aga seal sai väga lihtsalt, tead mida, sai korterid ja autosid. Ütleme, sellel ajal ju ei saanud tühjagi neid asju. Aga seal oli niimoodi, et kuidagi rohkesti sai neid. Et mõni sai juba selle aja jooksul, kui mina 10 aastat töötasin, mõni sai juba 3. auto. Tead niimoodi. No nii kui mõtlesin, et minu unistused suured ei olnud. Ainuga olime ära abiellunud, tegime oma motorattaga sõidu. Käisime juba siis Aluksnes, siis küll seda ülistuspäeva ei olnud, aga sõitsime Jaavaga sinna ja tegime tiiru seal Aluksnes ka ära, tead. Ja me sõitsime septembrikuus, noh, ütleme augustis olid pulmad, septembrikuus panime 1000 kilomeetrit motorattaga maha, külm oli küll juba, vastik oli, aga muudkui sõitsime. Et ikkagi pulmareis oli meil. Tegime sellist ja käisime siin Palvelas, magasime ühe öö ja Viljandis käisime ja Elvas ja igal pool, kus me käisime, sõitsime ja Kohtla-Järvel lõpuks ja niisuguse 1000 tiiru tegime selle Jaavaga. Ja siis oli minul mõte, et kuule, ostaks ikkagi ägedama motoratta, et ostaks mingi Emmi või niisuguse, noh, ikka tugevama ja 3 rattaga, et mis asja ma selle Jaavaga siin sõidan ja tõemeeli räägin oma naisele, et kuule, ostame ikka niisuguse motorattad, et no, see oli minu unistuste tipp. No nii, tead, aga töö juures direktor tuleb, noh, Toivo, kas autot ei taha või? Mõtlesin, mul ei ole auto lubasidki ja ma pole raha ka korjanud ja mõtlesin, tead, et noh, kui sa pakud, et tule aasta pärast jälle, et ma proovin nagu ümber orienteeruda, et hakkan raha koguma, lähen autojuhi kursustele, motorattaga sõitsin juba 16-aastaselt, lood olid käes. Aga et noh, ma ei ole selleks valmis. No mees pidas sõna aasta pärast jälle pakkumisega, sain oma esimese Soomest tulnud Moskvitsi, väga hea auto. Armastan Moskvitse siit saadik. Täna öösel ka vaatasin Moskvitse ühte lugu, mul on Moskvas üks hea mees, kes räägib nendest nii toredasti, et ma mõtlesin, nii hea, et on mingi teema, mis ei räägi sadadest ega värkidest, vaid räägib hoopis Moskvitsidest ja tead, et kuidas neid remontida ja karbussid korda teha. Ja sellepärast kallid ja tõesti, see oli puhas Jumala õnnistus. Mõtlen kõik, kui mõtlen sedasi, ma ei taha kadedaks neid teha. Kõik autod on Jumal mulle andnud. Ega meil raha ei olnud. Teate, kuidas seda Moskvitsi loo räägin ära? No ma suutsin võib-olla, mina ei tea, mingi 1000 rubla kokku ajada, olgugi, et palk oli hea, aga ma ei tea kuidagi, noh, naine oli ka kodus ja kuidagi oskasime seda raha ära tarvitada, üks kes poes ja teine kes poes ja ostsime toitu hulga kokku, ei jõudnud kõike süüagi. Aga noh, ütleme, noh, nii kui see oli. Ja siis oli selline lugu, et tead, oli, Jumal on huumoriga, läheb hirmu nahka vahepeal mõnele. Et tuleb rahareform, üks rikkam tädi, armas usuõde, noh, ütleme nii, hirmnahas, tal on rohkesti raha, aga tema oli kuulnud, et kui 3000 on, siis see vahetatakse 1 ühele. Aga üle sellel, tead, 1 10 või noh, umbes, et kaotad tohutult palju.
ja siis ta otsis neid, kellele raha jagada 3000 kaupa laiali. Ja üks oli minu naine, kellel ta 3000 rubla siis pihku pistus, et kuule, hoia sina seda, et siis, kui see reform tuleb, et siis ma saan kõik oma raha tagasi. No okei, me siis otsime seda, aga klausel oli juures, aga võid tarvitada ka. Noh ja me saime siis auto ära osta. Me ostsime auto ära, saime selle auto kätte ja tead, ja jumal aitas kõik, et saime kõik võlad ja maksud, kui Võrru tulime, maksime kõik viimased võlad ja asjad ära, ma mäletan just sellel hetkel ja 6 aastat sõitsime selle autoga, väga hea auto oli. Ja selles ma mõtlen, kõik tegelikult autod, ma ütlen kõik, see Audi ka, Nissan, mis iganes mul on olnud, võiks ütelda, kõik ütleme, et üks oli sealt linnavalitsuse ajast, et noh, erinevalt, aga ma ütlen, et kõik on tegelikult, ma ütlen, et mul ei ole olnud seda, mida jumal oleks andnud. Teate, palgaga on ka, kuidas ma ütlen teile, ma olen alati vähem küsinud, aga jumal on juurde andnud. Ja sellepärast on see nii, et läksin siin aknatehasessegi, mäletan, küsisin ühe summa, kohe, ma annan sulle 1000 juurde kohe. Tead, see on selline, et kallid, ma ütlen, et ma olen lihtsalt näinud sedasi, et kuidas jumal lihtsalt ise korraldab ja õnnistab. Ma mäletan, et nüüd üks siuke seik oli minu elus oli selline, et noh, ütleme, et kui ma olin, vaata vahepeal olin selles poliitikas ja linnavalitsuses ka ja esimene kord, kui ma seal olin ära olnud, teate, see oli siukene, et mind ei tahtnud keegi siin Võrus tööle võtta. Kõik need väiksed kontorid ja nähtavasti oli see, teate, mis probleem? Need asjad ei olnud korras. Mustad palgad, värgid, noh, niisugused asjad on sellised. Ja nüüd tuleb see valitsuse liige, sotsnõunik Toivo Tekkel tuleb meile tööle, paljastab meid siin ära, jamad, et ma tean, ei, pole vaja, tead, muidu telefoni teel oli nagu vaja kohale, läksid, me saame ikka ilma ka. No okei, tead, ma olin juba õnnetu, ma ütlesin, et ei võeta tööle, tead, pärast seda linnavalitsust, et need väiksed kohad, ma otsisin tavalisi väikseid kohti, et kus puutööd teha midagi. Siis seal kutsehariduskeskuses Väimelas sain lõpuks tööle, siis ma mõtlesin nii, et nüüd ma mängin niukest, et ma ei räägi üldse, kes ma olen, miks ma tahan tööle, mitte midagi, ma tead, aga tegelikult see direktor ikka tundis ja teadis mind, ta hiljem ütlesin, teadsin küll, kes sa oled, võtsin su tööle. Ega tead, pani ka mulle ilusti palka, ma käisin 4 kuud või mis ma seal käisin Väimelasse. Siis kutsuti linnavalitsuse tagasi ja tegelikult on niimoodi, et ega mul on ka linnavalitsuse ajast on väga palju toredad aegu, üldse volikogu valimistest. Ütleme, et ega volikogu valimised, noh, kui siin, ütleme, kristlik partei tekkis ja läksime sellega kaasa ja minul läks alati tegelikult ka hästi nendel valimistel, ikka sain hääli ja sain Võrus 2 korral ju ka volikokku nendel valimistel ja mäletan, et siis, kui ühel hetkel õpetaja Andres Mäever ütleb sedasi, et kuule, et see sotsnõuniku koht on Võrus on tühi juba mõnda aega, et aga kuule, Tekkel, paneme sinu. Ma olin ikka täitsa, mõtleme niimoodi nullis oma teadmistega, arvutit ma ei tundnud. Õpetaja Mäevere toob mulle arvutiõpiku, noh, raamatu, mitte arvutit, vaid õpiku. Siin on raamat, siin on klahvid, siin on arvuti, no okei. Siis toob mulle raamatupidamise õpiku, ütleb, et noh, et õpi mõned raamatupidamise terminid ära, et kui sa sinna lähed, et see asi oleks nagu ikka nagu nii. Nii et koolitas mind sellisel moel. Ja noh, ütleme, et ja volikogus oligi, ta tegi ettepaneku, teised sai ka nõusse, võetegi mind. Ega see valimine oli siuke väga huvitav. Ma mäletan, et kui see linna, just kui saad volikogust, noh, volikogust valitsuse liikmeks valimine, see oli siuke oma teistmoodi lugu, eks. Rahvas valib volikokku, sellega ei ole mingeid probleeme, aga seal volikogu sees on teistsugune olukord juba, kui sealt sind edutatakse. Noh, üks tõuseb üles, ütleb, noh, see Tekkel, see on kantslis, karjub kurat välja, tead, inimesed on põrandalt pikali ja karjuvad ja noh, räägib sedasi, et noh, minu kogu see jumalateenistus on selline, noh, räägib seal volikogu ees. Ja üks teine tõuseb üles, et sa Tekkel ikka tahad 2 isandat teenida, et ikka need jumalat ja mammonat ja sellepärast sa siia tuled. Volikogu ees käivad siuksed, noh, juhtud, mina istun seal, minu valimine toimub selliste repliikide varal. Mäevere tõusis üles, nii kui kes te tunnete, tead, armas vend, seisis seal, ütles sedasi, no siingi paigas oleks seda kuradit välja vaja ajada. Tead, siis läks hääletamiseks ja valitigi mind. Olingi oma ametis, pandi ametisse. Aga tead, mis ma pärast taipasin? Mind volitati, võiks ütelda, maruusklikuna sellesse ametisse. Mind volitati sellisena. Ja ma ütlesin, et see oli ebameeldiv, mis seal tehti. Aga see oli suur volitus sulle. Sind võeti nagu päriselt praegusel hetkel hääletades ja sa võid kõike. Ja sellepärast oligi. Kui hiljem olid vahest seal kooliaktused ja kohad kuskile saadeti, noh, ütleme, et niisugused väiksemad koolid ja kohad, kus ma käisin, oli see Soobel, kui oli veel kool ja Vene kool ja ma sain alati rääkida tegelikult jumalast nendele. Või mis iganes olid, ja jumal aitas, ma mäletan, et kui proua Ivi Eenma tuli meile linnapeaks ja üks oli mingisugune, noh, nende vanavanemate päev või mis seal sügise pool on, ta oli värskelt tulnud.
ta rääkis nagu mina, niisuguse pika jutluse maha, 3 tundi. tead, niisuguse rääkis, rahvas oli sillast, tead, nad kuulasid, tead, see proua oskas rääkida küll. minul oli selle järel antud 10 minutit ja nagu vaimulikuna rääkida, no ma olin oma ametis ka, aga lihtsalt vaimulik sõnum. mina mõtlesin, kas ma selle rahva veel kätte saan, et nendel rääkida, sest nii kui ta lõpetas, kõik omavahel hakkasid muljeid jagama, et vaata, kui vahva proua meile linna tuli ja nüüd, kuidas meil kõik läheb, tead, ja noh, olid sellised. ma läksin sinna, aga tegelikult jumala sõna lööb. see oli nii, et uuesti oli niimoodi, ma vaatasin, rahvas jäi kuulama, sest ma rääkisin jumala sõna, selles on meelevald, inimesed kuulasid. pärast tuli üks mingi teine tegelane, keegi ei kuulanud, ta rääkis seal, kõik rääkisid, ma vaatasin, on aga värk, tead, et no jumal, sa andsid mulle ka praegusel hetkel jälle seda. ja nii, et nii on ja sellepärast, kallid, nii see on, et ega ja eks seal linnavalitsus oli neid hetki ka, kus olin valmis oma ametit maha panema oma südametunnistuse pärast, et kui leidsin, et üle piiride ei lähe. see oli isegi seal Tallinnas, kus ma töötasin, kus mul oli väga hea koht, kus mulle anti korter ja kus mulle anti auto ja sest korteri ka sain veel sinna, noh, ütleme, mida ma siia Võrru üldse vahetada sain, olin seal saanud. saad Harju rajoonist Tallinna linna korteri, lihtsalt juhataja võtab oma Žiguli peale, ütleb, sõidab Mustamäele, ütleb, noh, seal Mooni tänaval, et noh, seal 3. korrusel need aknad, kas seda korterit tahad? no võib, tead, ega me sisse ka ei läinud, tead, ja oligi, kogu lugu oli, korter oli jälle käes, sain ilusa suure 3-toalise korteri, noh, seal ja no seal me olime 1,5 aastat, sellepärast, et Võru kutsus ja vahetasime selle ära, aga see oli meile nagu võti Võrru, mida tegelikult anti. ja siis oli veel üks suur mure, vaata, olin niisugune ustav töötaja, püüdsin olla, mõtlesin, et mul on nii häbi, Võru kogudus hakkab kutsuma, saadab kirjad, Toivo, tule meile pastoriks. mina mõtlesin, et no hea küll, et aga kuidas ma töö juures seda ütlen, et noh, ma tahan ära minna Võrru, et ma olin nüüd auto saanud ja korteri saanud ja siis ütlen ainult tervist, et ma olen siin kõik saanud, et enam ma ei vitsi siin teid orjatada, eks, et lähen minema. tead, ja mul on niisugune, ma ei suuda seda juttu rääkima hakata, mõtlesin, mismoodi seda, aga teate, kuidas jumal asju lahendas, siis tuli see perestroika aeg, tuli Gorbatšov ja kõige oma nende pööretega, mis ta hakkas tegema. ja teate, mis pööre juhtus meil töö juures? juhtus niisugune pööre, et see väga tubli brigadiir, miskipärast, noh, ütleme, tema peale said mehed vihaseks. ja tahtsid, kuule, võtame see brigadiiri maha, Teekel on meil need tehnikumi haridusega noor spetsialist, paneme teda brigadiiriks, lõpetame selle jama ära, et kaua ta meid siin kiusab. ei no seal oli vahest, ta oli väga hea mees, aga vahest ta mingi tühja asja pärast, kui kraan natuke oli tilkuma jäänud, võis ikka nii vihastada küll, et oli vihastatud, nii et täitsa noh, et oli juhtunud see lugu, eks. No ja siis kutsuti koosolek kokku, kõik, noh, ütleme, direktor ja peainsener ja nagu üks õigasutus, kõik igasugused tegelased olid seal koos. ja siis on koosolek ja need mehed, kes seal seda korraldasid, et kuule, tead, see brigadir peab kaduma, meil on Teekel läheb asemele. mina sellel koosolekul ütlesin, kuule, ma tahaks üldse Võrru ära minna siit. ma ütlesin, ma ei taha siin üldse mingit ametit enam rohkem saada, tead. ma nägin, milline kergendus oli direktoril ja nendele, nad saatsid mu rõõmuga siia Võrru, sest nad armastasid väga seda brigadiiri. ja kui ta pole ära surnud, töötab ta siit saadik seal. ja sellepärast on see nii, et aga ma mõtlesin sedasi, ma mõtlesin, et jumal, küll sina oskad, ma ootan lihtsalt, et millal saab, aga tuleb see õige hetk. ja sellepärast, kallid, on niimoodi, et vaata, nagu lugesime siin Taaveti lauludest, eks, et sedasi, et usalda, ta korraldab tegelikult kõik hästi. ja sellepärast usalda, anna oma tee issand hooleks ja looda tema peale, ta toimetab kõik tegelikult hästi. ja sellepärast on see nii, et täna lihtsalt tahaks seda ütelda, et selle koha pealt, et ma mõtlesin, et ei hakka täna teile piiblisalme noh, niimoodi siin palju panema ette ja seda rääkima, vaid räägin sedasi, et see töötab lihtsalt, see töötab nagu, ja et mitte nagu koguduse elu koha pealt, vaid nagu, kuidas ütelda, isikliku elu koha pealt. see töötab abielu koha pealt. mul oli üks tingimus, abielu on sellega, keda armastama hakkan. mingid rohkem tingimusi oli, ainunähtavasti natuke rohkem kaalus, et kas ikka need õiged selgused tulevad, osad lähevad väga keeruliseks oma abiellumistega, et ei tea, mis prohvet peab ütlema, et kas on või ei ole. armastus on see prohvet tegelikult su sees ja sellepärast on see nii, et ja noh, ütleme, et ja siis sa näed tegelikult, et jumal korraldab tegelikult kõike tegelikult hästi ja töökohtasid ja asju, elukohtasid, ka praegust elu. ma elan väga hea koha peal praegu juba 10 aastat kuskil. Metodisti koguduse armas vend, meie naaberkogudus üürib mulle, võiks ütelda, väga soodsalt mulle elamispinda 10 aastat. nii et omal olgu õnnistamas metodiste siin selles linnas, kes selliselt tegelikult seda baptisti koguduse pastorit siin on aitamas. Need kõiki uksi on tegelikult jumal lahti teinud. Sest et kui me hakkasime siin tegema seda remonti, noh, ametlikult ma olen siin ikka elamas, sisse kirjutatud ka, siin on eluruumid ka, see on tegelikult koguduse vanema korter, mida noh, ütleme, kogudusele Tartu kogudus ostis.
ja sellepärast me kas 17 aastat või mis me elasime siin ka vist, selles kogudusväema korteris ka. aga nüüd oli nagu vaatasime, et pühapäevakoolile on vaja, läksime sealt siis ka sealt välja, eks, ja see oli samamoodi, kuidas ma lihtsalt räägin, kuidas asjad käivad. Vend tuleb siia, ütleb, Toivo, ma kuulsin, et sa korterit tahad. et mul seal on, et kas võtad? Ma ütlesin, võtan. vaatama ka ei läinud, siis läksime õhtul, mõtlesin, mis majas on, käisime õhtul ümber maja. Siis vaatasime, esimesel korrusel pidi olema, siis vaatasime, et mõnel on ikka plastikaknad, mõnel on vanad aknad, no ei tea, millised meil on, käisime niimoodi ümber maja natukese, mõtlesime, et midagi me sealt võtsime, et vahet ei ole, aga sinna lähme elama, et mis see meie asi on, kui pakuti, siis see on, väga hea korter pakuti ja kõik on hästi ja sellepärast on see niimoodi, et mida ma siis olen teinud, mitte kui midagi. Ja sellepärast on see niimoodi, et ma täna olengi tegelikult ühte asja soovinud. Et kui keegi peab kiitust saama, siis see on Jumal. Aitähisid võib ütelda, see on inimestele loomulik asi on see selline, aga see tänu ja kiitus ja ülistus ja au, see tegelikult kuulub Jumalale. Sest et mina kogen sedasi, ma ei ole tühjagi teinud, see on kõik tema. Amen.